NATO alustas 3. õhuturbeõppusi Balti riikides. Täna harjutati elektroonilist sõjapidamist ning humanitaarabi allaheitmist tundmatu territooriumi kohal. Vaatamata kriisile Eesti praegu taolisi pakikesi ei vaja, kuid kaasaja sõjas võib südamete võitmine toidu ja ravimitega olla vähemalt sama tähtis kui vaenlase purustamine pommidega. NATO missioonidele üheks olulisemaks osaks on ka humanitaarabi kohaletoimetamine ja seda teevad taolised Hercules lennukid, millest üks maandus täna siia Tallinna lennuväljale. It was to practice delivering humanitarian aid on a site that we've never been to before, something that we've always seen on the computer. So we went there today to prove that we could drop there if need be. Humanitarian assistance, humanitarian disaster relief is one of the missions which we may be called upon if NATO response force would be called upon. And then these things may become daily business for the planners. Nurmsi kohal alla heidetud abipakk oli aga vaid üks praegust õppuste eesmärke. Teisena prooviti elektroonilist sõjapidamist. Detailide koha pealt jäävad sõjaväelaste suud lukku, kuid põhimõtteliselt õpiti, kuidas segada radareid ja võidelda ise maa peal asuvate segajatega. Kõik tehnika lahinguväljal, nagu ma ütlesin, on juba tänapäeval sisaldab elektroonilisi elemente ja radarid ongi ju raadiosaatjad, raadiovastuvõtjad. Nii et vaenlasel on lihtsam häirida elektrooniliste komponentide ja radarite tegevust ja sellega vähendavad nad ka oma elaveo kahjustusi. Peale ameeriklaste osalevad õppustel ka näiteks Tšehhi hävitajad ja Norra lennukid elektroonilise sõja pidamiseks. Ei ole olemas sisuliselt sellist asja nagu Balti riikide õhuruum. On üks NATO õhuruum, kus peab olema tagatud seesama õhuturbestandard, nagu on igal pool mujal. NATO õppused kestavad 4 päevani.